Head sõbrad, tartlased ja teised tublid eestlased ja eestimaalased. Ma siis katsun nüüd öelda need paar sõna Henn Põlluaasa ja demokraatia kiituseks, nagu me seda siis reklaamis lubasime. Et ma tunnen Hennu siis nüüd paarkümmend aastat ja julgen tõesti ennast tema sõbraks pidada ja loodan, et võib-olla tema peab mind ka sõbraks. Me olime siis temaga koos Eesti rahvusliku liikumise juhatuses ja seal tulime siis poliitika kaudu sõbrunesime, aga tegelikult on meil ka palju ühiseid teisi huvisid. Igatahes läks siis Hennu nagu see sotsiaalne närv oli tugevam kui minu oma või siis vastupidi tundlikum kui minu oma ja ta siis läks poliitikasse varem kui mina ja ta siis sai siis Saue linnapeaks ja 2016 valiti ta siis Eesti Vabariigi parlamenti. Ja kui ta parlamenti valiti, et siis mina panin talle südamele, et ta ikkagi tunneks sellist vastutust oma maa ja rahva ees ja kuidagi nagu ülbeks ei lähe. Ja ütlesin, see on üleüldse, et väga oluline asi, et ta ei muutuks selliseks tavaliseks etableerunud tüübiks, nagu neid seal parlamendis palju ilma tematagi on. Ja siis enne palus seepeale, et öelgu mina siis temale sel puhul, et kui ta juba hakkab ülbeks minema, siis mina kohe öelgu talle seda. Ja tegelikult ma pidasin ka seda meeles, aga ma mitte kordagi ei ole tulnud mul talle seda öelda. Küll aga on Enn ise pärinud minult aeg-ajalt, et kuule Jaak, et ega ma ei ole ülbeks läinud. Ja siis ma olen ikka öelnud, et ei ole. Ja nüüd lõpupoole on ta seda küsinud nagu üsna tihedasti ja kui paar kuud tagasi ta siis seda minu käest küsis jälle, et ega ma ju ei ole ülbeks läinud. Et siis ma mõtlesin, et võib-olla pean seekord natukene teistmoodi vastama. Vastasin, et ei, et Enn, sa ülbeks ei ole läinud, aga edevaks oled sa küll läinud. Ja Enn ei solvunud ka. Ja tegelikult ega see ei olegi solvav. Küllap peabki üks hea poliitik ikkagi edev olema. Et mõtleme, et Lennart Meri oli ju tegelikult üliedev. Aga teisalt ega see minu vastus ka täpne ei olnud. Kindlasti Enn ei ole mingi edvik, see on täitsa selge ja pole ta tõesti mingi edvik kunagi olnud ja kindlasti selleks ka mitte kunagi ei saa, sellepärast, et ta ei ole mitte mingi poliitbroiler, vaid tal on oma kindel eetiline selgroog juba välja kujunenud. Küll aga olen niimoodi kõrvalt vaadates kogu aeg aru saanud, et kuidas Ennus on välja arenenud selline võimekus näha Eesti ühiskonda tervikuna ja siis ka käituda selle Eesti ühiskonna poolehoidu võitvalt. Ja võib-olla see on natukene need jooned poolehoidu võitvalt käituda ja natukene see edevus, et võib-olla siis kohati kattub. Et see on ju inimestele meeldimine ja tegelikult see inimestele meeldimine, see ongi ühel poliitikul vajalik, sest poliitik ju tegelikult ja eriti rahvapoliitik ja eriti riigipea, tema peabki olema ju rahva teener. Ja tegelikult õige sõna siis selle iseloomustamiseks ei ole muidugi, eks ole, siis edev, vaid on hoopis see, et tegemist on demokraadiga. Ja Enn ongi demokraat. Kes siis selline demokraat, kes siis austab rahvustervikut, mis siis tähendab ka seda, et ta arvestab ka teiste inimeste arvamustega, kes on siis teistsuguste hoiakutega, kui tema on. Ja ma pean jälle tunnistama, et ma olen temaga Ennuga ka teinekord üsna kirglikult vaielnud ja täitsa selgelt ka eriarvamusele jäänud. Aga see ei ole sellist vastastikust taustust kuidagi meil omavahel rikkunud. Ja selliseid inimesi, kes on
sallivad ja mitte sallivad mitte ainult seksuaalvähemuste vastu, vaid ka kõikide vastu, noh, ühesõnaga salliv selle kõige ehedamas mõttes, et vot selliseid inimesi tegelikult me vajame. Ja tegelikult praegusel ajal me vajame selliseid inimesi võib-olla kõige rohkem ja just selliseid demokraate, sellepärast, et meie valikuid kipuvad dikteerima ju Eesti Vabariigi välised jõud. Meil on ju Eesti Vabariigi parlamendi tähendus on üha väiksemaks jäänud ja see tähendab seda, et riigipea tähendus peaks olema eriti Eesti keskne ja riigipea peaks olema siis ka moraalne majakas ja eetiliselt väga tugev ja ka Eesti rahvuslane. Ja see tähendab ka siis seda, et tegelikult, et kompenseerida seda meie esindusinstitutsioonide tähenduse langust, vajame me ka rohkem rahvahääletusi, vajame me rohkem siduvaid rahvahääletusi, me vajame seda terves Eestis, üle Eesti, me vajame ka seda Tartus siin meil, et me saaksime siin Tartus oma linnas otsustada oma linna küsimuste üle. Ja me vajame ka riigipea otsevalimisi. Ja ma võin teile tõesti siiralt kinnitada, et Henn on siis nende muudatuste eest täie jõuga väljas. Ja ta on siis ka öelnud, ja ma jälle võin teile kinnitada seda, et ta ei räägi nagu tühja sõnu, et ta on öelnud siis seda, et tema esimeseks tegevuseks presidendina oleks selle eelnõu esitamine, mis teeb presidendi otse valitavaks. Et tuletan meelde, et Lennart Meri viimaseks tegevuseks presidendina oli sellise eelnõu esitamine ja Hennul oleks see siis esimeseks, kui ta presidendiks saab, et sel juhul ta võtaks seda teatepulka edasi kanda. Ja sellega siis tagaks ka seda, et tõesti, et mitte ainult tema, vaid ka kõik järgmised presidendid oleksid siis Eesti rahva presidendid. Ja mis mul ikka öelda siis, et tänan tähelepanu eest ja elagu Henn Põlluaas ja elagu Eesti. Aitäh!